tere tulemast tagasi minu kanalile. Seda videot ma olen plaaninud teha aastaid ja ma ei ole sellele kunagi jõudnud. Sellepärast, et ma olen teinud neid Eurovisioni videosid 2. Ma olen teinud ühe viktoriini ja teise ka viktoriini. Never mind. Ühesõnaga, et ma tegelikult olen tahtnud teha sellist, mida ma teeksin iga aasta. See oli niisugune kiire kokkuvõte sellest, mis meid on ootamas Eurovisioonil. Ühesõnaga, see video räägib Eurovisioonist aastal 2025. Mis ma mõtlesin selle kõige all, on see, et ma tahaksin teha omapoolse kokkuvõtte sellest Eurovisioonist, mida on oodata, sest et praegu on käes Eurovisiooni nädal, minu üks lemmikumaid nädalaid aastas. Ja ma tahaks seda teha niimoodi, et ma võtan iga riigi ette ja põgusalt räägin millestki. Mõnest riigist mul ei ole mitte midagi rääkida. Ma korraks ütlen ja siis on kõik. Teisest riigist on mul mõni huvitavam fakt. Ma teadsin, et ma ei taha olla see, kes hakkab lugema ette umbes. Tema lemmikvärv on sinine. Tema käis muusikakoolis, sest nagu ütlen ausalt, kui ma seda researchi tegin, siis enamus on käinud mingites laulusaadetes asjades ja no ma ei viitsi hakata neid asju. Ma ikka võtan ette juicy, drama, mingid põnevad faktid. Ühesõnaga, lähenen hoopis niimoodi pidi. Selle aasta Eurovisioon toimub Šveitsis. Ütlen kohe ära, disclaimer. Kõik nimed, kohanimed, mida ma nüüd siin hakkan teile hääldama, ma olen 100% kindel, et enamus neist ma hääldan täiesti valesti. Nii et loodan, et te andestate mulle. Ühesõnaga, toimub siis Šveitsis, nüüd ma ütlen teile kohe linna nime, Basel. Kas on Basel, Basel, ma ei tea, või on mingi 3. variant. Seal see igatahes toimub. Iga aasta on niimoodi, et see riik, kes võidab, siis tema riigis olevad linnad pakuvad siis ennast välja, et kes võiks seda nagu korraldada ja siis on alati mingi suur nagu sündmus, et kes siis lõpuks saab ja siis see aasta on siis see Basel, Basel, mis iganes. Ja teada mis? Eurovisioon toimub see aasta 69. korda. 69, okei. See aasta on osalejaid 37. Ütleks niimoodi, et kunagi ma mäletan neid aegu, kus oli üle 40, et ma loodan, et see ei hakka hääbuma. Ma saan aru, et praegu on masu ja inimesed väga valivad, kuhu nad oma raha panevad. Ja kuna see Eurovisioon on kahjuks muutunud võib-olla rohkem poliitilisemaks, kui ta peaks, siis ma saan aru, miks mõned riigid ei osale. Võt. Aga let's get to the tea. Kuulsin sellist kõlakat from close resources, et Šveitsis tõenäoliselt, ma ei saa seda nüüd kinnitada, aga tõenäoliselt tuleb ikkagi Céline Dion ka sinna lavale. Et kes ei tea, siis Céline Dion esindas kunagi Šveitsi Eurovisioonil, minust võitis ka, kui ma ei eksi. Minu üllatuseks on veel ka see, et ühes poolfinaalis esineb üks minu lemmikumaid artiste, kes on Šveitsi esindanud. Nii ma ei tea jällegi, kuidas ma ta nime nüüd õigesti ütlen, aga Luka Hänni. Ma olen täiesti kindel, et seda öeldakse teistmoodi. Tema oli see, kes tegi selle laulu. When she go low, she go so low. Noh, panen selle siia. Jah, ühesõnaga Vibe ja ma olen selle kunagi isegi kava teinud oma õpilastega. Banger, jah. Siis iga aasta on Eurovisioonil see nii-öelda Vibe, kus siis inimesed kõnnivad, pildistavad, see on see mingi suur sündmus ja mingi hetk hakati siis neid värve vahetama, et mis värv võiks olla ja see aasta on türkiissinine. Ma usun, et see tuleb väga ilus. Ja mis on muutunud võrreldes eelmise aastaga on see, et kuna eelmine aasta oli see väga suur drama Joostiga, sellest räägime pärast, siis see aasta keelati siis igasugune filmimine ära seal, nagu behind the scenes ja proovide filmimine, kõik on keelatud niimoodi, et sa saad ainult siis filmida, kui sul on nõusolek. Ja, võt. Mis on fair. Ja teiseks keelati ka teised lipud ära, et kui sa esindad oma riiki, siis sa ei too, ma ei tea, mässu, avalduse lippe, ühesõnaga. Aga võtame siis järjest ette. Lähme esimene poolfinaal, teine poolfinaal ja siis kokkuvõte. Esimene poolfinaal. Island. I have no idea, kuidas seda nime hääldada. Ma ütlen nii, nagu ma näen seda. Vaeb roa. I don't know. Ühesõnaga, nemad on siis vennad. Nad said kuulsaks TikTokis. Üritasid saada ka 2024. aastal Eurokale, aga jäid 4. Selles suhtes läks neil oma riigis hästi see aasta, et nad võitsid nii kohtunike kui ka publiku hääled. Kui ma räägiksin enda arvamusest, siis minu jaoks see laul meenutab natuke nagu viikingite laulu ja
seal on küll küte ja nad on mingites hõbedates riietes ja nii, aga see koreograafia on minu jaoks üks suur küsimärk. Ja see tundub niisugune nagu, et kuna nad kõik näevad nii noored välja, siis mul on niisugune tunne, et kas ma tegelikult vaatan junior Eurovisiooni või ma vaatan päris Eurovisiooni. Ma ei tea, kui vanad nad tegelikult on, aga lihtsalt tantsijad tunduvad ka nii noored, et ma ei tea, küsimärk, aga ma olen täiesti kindel, et see on väga sobilik alguslaul Eurovisiooniks, mis tõmbab kindlasti rahva käima. Järgmiseks on meil Poola. Nii, ma nüüd üritan seda nime lugeda. Justyna Zdechovska. Gaia. Tema on meil siis üks rekordi omanik. Nimelt ta esindas Poolat ka 1995. aastal ja nüüd 30 aastat hiljem esindab ta oma riiki uuesti ja see on nüüd uus rekord sellest, et pikim vahe, millal artist on tulnud esindama oma riiki nagu jah, kui see make ib sense'i. Ärge võtke minu sõnu nagu niimoodi, et oh my god, nüüd on nii, eks ju, aga lihtsalt ma olen väga strict oma Eurovisiooni osas ja ütleme nii, et minu jaoks see kogu esitus ja laul on natuke cringe. Lihtsalt niisugune vanem naisterahvas ja nooremad kutid ja siis see tundus niisugune, et veits üritus niisugust, ma ei tea, Madonna vibe'i teha, aga võib-olla see ei kukkunud välja päris nii nagu tahtis. Ma ei tea, minu jaoks oli natuke ebamugav vaadata. Ma ei tea, ja see laul ei ole ka minu jaoks midagi wow, nii et Järgmiseks on meil Sloveenia. Nii, Klemen, how much time do we have left? Esimene ballaadikene. Selle ballaadiga on eriline see, et ma ei tea, kas ta seda Eurovisiooni laval teeb, aga ta seal oma riigis siis rippus mingi hetk laest alla ja siis laulis. See ei ole nagu esmakordne asi, millal seda tehtud on, aga siiski see on kindlasti väga raske asi, mida teha. Siis huvitav fakt on veel ka see, et Sloveenia on üks riikidest, kes pole kunagi võitnud. Ja ma kahjuks arvan, et seekord ka mitte, sest see laud, ta on ilus ballaad, aga nagu mitte midagi sellist, et mulle jääks see meloodia meeldivini. Küll aga on sellele lool niisugune sõnum, how much time do we have left, seoses sellega, et tema naine, tal siis diagnoositi vähk ja siis see laul ongi suunatud või pühendatud sellele naisele. Et kuidas nad siis veedavad veel aega. Ja. Mis on päris kurb tegelikult, aga päris armas ka. Neljandaks on meie enda Tommy Cash, Espresso Macchiato. Mulle tuleb lihtsalt selle Espresso Macchiatoga meelde see, et kui ma läksin kunagi restorani tööle, siis ega mina ju ei tea, kuidas neid asju hääldatakse. Ja siis jutt oligi vist mingi esimene päev ja siis keegi tellis mult selle. Aga ta ei öelnud mulle, vaid ta näitas mulle menüüst. Ja siis ma läksin nagu selle töötaja juurde, sest ma ei teadnud, kus hääl, ma olin mingi üks Espresso Macchiato. Ja siis ta oli mingi, mida? Nüüd ma tean, et see on Macchiato. Aga Tommy osas ma võin öelda nii, et ma olen väga elevil, sest et tõesti ta on üks akt, keda ma arvan on väga huvitav esiteks vaadata, teiseks ta on väga suur nimi juba maailmas, et ta on üks väga hea nagu meiepoolne samm viimaks kedagi väga suurt Eurovisioonile. Ja kuna tal on olnud ikka, ma ütleks ausalt, väga korralik selline promotöö, see kõik, tema kõik sammud on nii välja kalkuleeritud, et see on nagu lihtsalt geniaalne. Ja mulle see laul meeldib. Alguses ma olin mingi, pole väga tommilik, aga nüüd ma olen mingi, it's cute. Kuigi seda on nii palju juba kuulatud, et veits on juba nagu mingi, oh my god. Aga ma usun, et eurolaval tuleb see laul ikka sama vinge. Ja vot, proove me ju ei tea, me ei näe, võib-olla näeb, kui keegi väga tahab otsida. Aga ma meelega ei vaata ka ega otsi ka, sest ma tahangi olla nii, et ma näen alles siis, kui ta teeb seda eurolaval. Ja tore on ka see, et me esineme kohe alguses ära, ehk siis nagu kohe saab selle pinge välja. Vot. Kui ma tegin siin researchi, siis ma otsisin igast fakte keegi kohta, eks ju. Ja Tommy kohta ma olin mingi, ma lihtsalt tean seda, et Tommy on Free Flow'st üles kasvanud, eks ju, ta on trenni andnud, siis Free Flow'st algas see räpi asi. Aga mis ma ei teadnud, või võib-olla ma teadsin, aga ma olen selle lihtsalt kuidagi enda peast üle lükanud, on see, et tal on laul koos Charlie XCX-iga. Mida? Ja niimoodi, et Charlie XCX käis Tallinnas esinemas koos Tommyga. Kuidas palun? Vaata, ta kunagi oli nagu suur, aga võib-olla nagu mitte nii suur, kui ta on nüüd pärast seda Brat albumit. Nii et ma olengi mingi, what? Ja siis kuskil ma nägin mingit seda artiklit, et Charlie XX soovis talle õnne võidu puhul ja siis ma olin lihtsalt mingi. Nii et Tommy, väga bänger, läheb kõik hästi, let's go.
Hispaania, esimene suurriik. Tegelikult see muudatus toodi suht hiljuti sisse, et suurriigid saavad ka esineda, sest tihtipeale oligi see, et suurriigid esinesid alles finaalis, ehk siis tegelikult neil oli väiksem võimalus võita, sellepärast, et inimesed kuulsid nende laulu põhimõtteliselt ühe korra, kui sa just väga suur fänn ei ole, eks ju. Ja siis muudati ära see mingi hetk niimoodi, et üks hetk oli niimoodi, et lihtsalt näidati videosi natukene nende nii-öelda lavaproovist, et nad nagu esinesid peaproovides, aga mitte päris show'l, näidati neid mingitel hetkedel, aga nüüd siis tehti täitsa see muudatus, et nad esinevad nagu ka järjekorras, aga lihtsalt nende poolt ei saa hääletada. Ja kes on kunagi määranud, et miks see nii on, et suurriigid teda, see on lihtsalt ausam, et suuremad riigid, neid on 5, et nemad ei võistle nagu publiku ja selle kõige nimel, sest neil on niivõrd palju inimesi, nad on territoriaalselt suuremad, neil on suuremad võimalused, aga pole süvenenud sellesse nii palju, aga see make ib sense'i, trust me. Nii, Hispaania siis. Melody esa diva. Kui ma seda esimest korda nägin, siis ma mäletan, ma olin mingi, ta tahab olla veits vanabi Chanel, aga samas ma mõtlen alati ka sellele, et nagu ikka Chanel ei ole ainuke naine, kes on Eurovisiooni lavalt tantsinud, et miks me hakkame kohe võrdlema teda mingitada, aga lihtsalt paratamatult. Kui ma sellest laulust nüüd üldiselt räägin, siis ta on niisugune eurokas, niisugune tümakas veits, eks ju, mingi ladina sugemed, aga see naine, kes seal laval siis seda laulab, see Melody, natukene ta oli minu jaoks kohmekas või nagu kohmetu, ei tea, kumb see õige sõna on, et ta mingi hetk lihtsalt kükitas maha ja siis oli niimoodi, aga nagu see, kuidas ta nagu poosis oli, see oli natuke veider, aga seal on üks dance break, mis on päris äge. Nii, spoiler alert teile siia. Ma oleks pidanud seda tegelikult video alguses ütlema. Ühesõnaga, tal on seal kavas või praeguses, et kes me ei tea, kas ta seda Eurovisiooni teeb, oli selline koht, kus ta läheb niimoodi, et ta läheb nüüd jalgadega, läheb nüüd üle pea, see oli päris äge. Siis ma ei tea, miks ta seda tegi, aga ta võttis oma juuksed ja siis ta nagu tegi niimoodi. Kunagi seda tegi üks ikooniline act nimega Slavko või Slavko, ma ei mäleta. Ta laulu niimoodi Space, ma mäletan, et tal oli see suur pats ja siis ta tegi selle patsiga niimoodi ja ma ei tea, selle naisel on tegelikult lahtised juuksed ja siis ta paneb niimoodi kinni, siis ta teeb niimoodi, ühesõnaga, ma ei tea, miks ta nii teeb. Küll aga ma pean ütlema, et see lõpupoos on fire. Fire, fire, fire. Siis mis ma faktide osas leidsin, oli see, et ta oli kunagi lapsstaar. Tal on mingi väga tuntud hitt, mis on põhimõtteliselt võrreldav meie vana hea Las Ketchupiga, eks ju, lihtsalt see hitt ei läinud nagu niivõrd palju Euroopasse, kuivõrd läks Hispaaniasse ja Ladina-Ameerikasse, aga vaatasin selle videol on mingi 247 miljonit vaatamist. Ma polnud mitte kunagi seda laulu kuulnud, võib-olla teie olete. Umbes aastal 2005 ta otsustas, et tahab nii-öelda sellest tähesärast või avalikkusest nagu veits peidus olla ja omi asju teha ja siis kuna ta oli nii kadunud, siis inimesed arvasid, et ta on surnud. Ja siis ta tuli välja, oli mingi, ma lihtsalt tegin albumit. Nii et veider. Nii, Ukraina. Zifferblatt, Bird of Prey. Minu kommentaarid sellel on metsalaul rokisügemetega. Whatever that means. Samuti need naised, kes seal taga laulsid, andsid mulle veits APA vibe'i. Nii et ma ei tea, kas see oli tahtlik või ma ei tea, aga jah. Siis üks asi, mis neil oli väike probleem, oli see, et kuna nad on Ukrainast, eks ju, Ukrainas on sõda, siis neil alguses oligi täitsa probleem tegelikult, kas nad üldse võivad riigist ära minna, sest et sõda käib, eks ju, ja meestel on keeld lahkuda riigist, aga kuidagi nad said ikkagi kokkuleppele, et nad ikkagi lähevad, aga neil on maksimum 60 päeva, et olla kuskil mujal ja siis nad peavad tagasi tulema. Vot, mis on tegelikult päris karm. Ja veel üks huvitav fakt, et see, kuidas nad oma nime said, oli siis see, et nende esimene esinemine oli Kiievi kohvikus nimega, mis see oligi, Zifferblatt, eks ju. Ja siis nad otsustasid, et sellest saabki nende bändi nimi. Ja mis on veel huvitav, neid draamasid tuleb siin nüüd veel, aga nad tegelikult pidid võitma juba eelmine aasta. Ja siis juhtuski nii, et neil saab siis seal hääletada mingi äpi kaudu, aga see äpp jooksis kokku. Ja kuidagi korraldajad otsustasid viivitada sellega ja kuidagi läks niimoodi, et võitis see teine, kes ilmast olid mingi 2 tädi, kes seal mingi Maria, Teresa, Maria midagi laulsid selleks ju. Protokolli järgi võitsid nemad. Aga kuna see äpp jooksis kokku, siis seal tulid mingi terrorid, ja siis kuidagi võitsid need teised. Nii et
Something is very fishy here. Järgmiseks Rootsi, suur favoriit, yeah. Ma olen nii nagu, I'm sorry, aga minu jaoks see laul ei ole nagu mitte midagi erilist. Ma ei näe, et see oleks järjekordselt võidulaul. Me eelmine aasta olime Rootsis juba. Miks? Ma väga loodan, et tuleb mingi must hobune, kes nagu teeb nii, et Rootsi ei võidaks. Ma väga loodan. Sest nagu, ühesõnaga, suur favoriit. Kuidas seda bändi hääldatakse? Kai või K-I-J, Kaj, ma ei tea, Parapada Pastu. Kui ma nüüd siin praegu hästi paljudel playboxidel käisin, eks ju, siis väga paljud tegid seda laulu ja ma mäletan, ma esimene kord, kui ma seda laulu kuulsin midagi tegemas, sest ma ei kuula laule enne, kui me MC-ga kuulame. Ja mina reaalselt arvasin, et see on Hellad Velled ja see laul annab mulle siiamaani Hellad Velled laulu, vibe'i ja I'm sorry, ma lihtsalt ei kujuta sellist laulu võitmas Eurovisiooni. Ma lihtsalt ei kujuta. Ja, aga rääkides bändist, siis nad on siis Soome rootslased, eks ju. Ja siis tegelikult nad tegid ülinaljaka video tegid Eurovisioonile, kus nad olid kuskil salaja ja arvutasid, et me oleme soomlased, kes esindavad Rootsit, et teha tagasi selle eest, et Rootsi võitis Käärijat, eks ju. Ühesõnaga, see oli päris naljakas video. Võite seda Eurovisiooni instast vaadata. Minu küsimus on kohe ka selles, et neid on laval 7 hetkeseisuga. 4 tantsijat ja siis 300 meest. Miks sa üldse lavastad oma asja praegu juba nii, et sul on 7 inimest, kui sa tead, et Eurovisioonil on reegel 6? Mõtle, üks nendest 4 tantsijast peab jääma välja. Sa oled teinud proove, harjutanud, sul on juba mindset see, et oh my god, sa lähed Eurovisioonile ja siis öeldakse, et me peame sinu kahjuks kõrvale jätma. Nagu, how sad is this? No ja muidugi Rootsiga oli see suur draama, et tegelikult ju osales ka see Mans, kes kunagi võitis Eurovisiooni selle Heroes lauluga, aga siis kuidagi juhtus niimoodi, et ta ei võitnud ja see oli suur draama. Ütle ausalt, ma ei ole tegelikult seda Mansi lugu kuulnud, aga jah, draama. Seda ma hääl muutub nii karedaks. Portugal, Napa Deslocado. See minu esimene laul, kuhu ma olen kirjutanud Võileiva laul. See on täpselt see laul, mis on aeglane, mitte midagi ütlev ja ainuke huvitav fakt, mis ma selle laulu kohta sain, on see, et 3 mehel 5 on sama nimi, ehk siis Joao. Ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Joao. Ei tea. Järgmiseks on meil Norra. Kyle Alessandro Leiter. Ja kohe, kui ma seda nagu YouTube'is nägin, mulle meenutas see vend tohutult seda ühte näitlejat, kes oli seal 10 põhjust sind vihata või? Jah, niuke film, ma panen kohe need pildid ka siia, te näete. See kogu lavaline üldmulje veits meenutas mulle Sagapood. Et kuidagi niuke, ma ei tea, something about it. Aga laul on väga Eurovisioonilik. Ja siis see, et see dance break, mis seal vahepeal on, mulle meeldivad dance breakid ja ma vaatan neid alati suur huviga. See oli selline väga lihtne, aga samas väga mõjuv ja vahepeal ütle niimoodi, et lihtsuses peitub võlu. Ja üks šokeeriv asi on see, et see vend on 19. Crazy. Järgmisena Belgia. Red Sebastian Strobe Lights. Tempokas, klubikas. Selle mehe hääl on väga kõrge. Get ready for that. Veits nagu tehno. Nüüd, ma väga tahaks teada, mis ta seal Eurovisiooni laval teeb, sest et ühe riigi puhul ma nägin seda veel ja kunagi ma mäletan ühte korda veel, kus reaalselt tantsijad tulevad nagu, ma ei tea, viimase 15 sekundi jooksul, millal laul hakkab juba lõppema ja siis teevad mingi 1-2 asja ja kõik. Ma võiks vabalt minna ka selleks 15 sekundiks Euroka lavale. Mõtle, kui vähe pinget sul on ja sa pead nii vähe tegema selleks, et saada Eurovisiooni lavale. Siin lavalises shows oli selline, et on enamus üksi ja siis lõpus tulevad 4 tantsijat niimoodi, et ma isegi ei tea, kas nad on tantsijad, sest et kuna see laul läheb hästi tehnoks ära, siis nad lihtsalt teevad nii. Nagu, ja siis ma lihtsalt mingi, kas see näitab, et nad on ainal või ma ei tea. See lihtsalt tundus kõik nii weird ja nii random ja ma ei tea. Ja üks huvitav fakt on veel see siis, et tema lava nimi on Red Sebastian. Ja kes võib-olla teab, siis väikses Merinetis on üks krabi, kes on punane ja tema nimi on Sebastian või mis iganes. Ja ta siis väga oli inspireeritud temast ja siis ta pani ka oma nime selle järgi. Ja kusjuures tal on punane pea. Nagu ta, obviously ta on selle värvinud punaseks, sest see on nagu väga punane. Nii et, jah.
Järgmine suurriik Itaalia. Lucio Corsi volevo essere un duro. Ma ei ole kindel, kas ma ütlesin üldse õigesti. Minu jaoks esimene asi, mis ma nägin, on see, et tal oli väga hirmus välimus. Nagu selline, et tal oli tehtud see mingi imelik grimm ja nagu kuidagi miski sellest nägi nii hirmus välja, et ta on ainult 31. Aga seal videos mul niisugune tunne, nagu oleks Mick Jagger. Siis veel üks küsimus, et miks me harjutame niisuguseid suuri showsi orkestriga, kui sa tead, et ega sa Eurovisiooni lavale ju orkestrit ei võta. Et võt sellest ma pole aru saanud. Ikkagi harjuta juba nii, nagu sa umbes võiksid Euroga laval teha, sest inimesed tahavad ju niimoodi näha. Võib-olla see on nagu teiste riikide mingi oma asi, et ma olen seda enne ka näinud, et riigid nagu teevad neid showsi orkestriga, siis ma olen mingi, aga Eurovisiooni lavale orkestri ei tule ju. Ja Itaaliaga oli siis selline draama, et tegelikult võitis üks teine artist nimega Olli. Siis ta ütles, et ta mõtleb nädalakene ja siis ta ütles, et ta otsustab keskenduda oma tuurile. Ja siis saigi võidu hoopis see Lucio Corsi. Mul tekib lihtsalt siis küsimus, et aga why did you compete? Okei, siis ma saan aru, et see on nagu reklaami eesmärgile nii ja kindlasti see aitas tema tuurile kaasa, et ta võitis Eurovisiooni tegelikult, tähendab Itaalia finaali, jah. Aga ma ei tea. Mis see minu asi on? Aserbaidžaan. See on üks riik, mis mulle enamasti iga aasta meeldib. Ma ei tea, kuidagi nad toodavad lihtsalt bängereid. Mama Gama, Run With You. See vend meenutab mulle väga Adam Lamperti. See on nii naljakas, et minu arust öelda lauljate nimesi eesti keeles, see tundub nii naljakas. Adam Lampert. No ma ei ütleks ju niimoodi. Ma ütleks Adam Lambert. Niimoodi. Ma ei tea. Veider. See on väga catchy ja väga Eurovisioonilik. Eile, kui ma seda kirjutasin, ma olin mingi, kuidas sa kirjutad catchy? Ja ma ei saanudki aru lõpuks ja ma olen selle ikka valesti kirjutatud. Ma ei tea, miks mul selle error tekkis. Võib-olla see, et ma tegin seda kell 1 öösel. Meeste bänd on mul kirjas. Mul on ka niisugune kommentaar jäetud, et pole õrna aimugi, mis laval teevad. See on siis, kui ma olen ainult muusikavideot näinud. Sest ongi nii, et paljudel on pandud see finaali esitus ja paljudel on lihtsalt pandud muusikavideo. Ehk siis ma ei tea mitte midagi, mis ta teeb. Järgmiseks San Marino. Riik, kes enamus aastaid toodab täielikku krappi, ütlen ausalt. Aga neil on see komme siis mitte valida riigist, vaid nad teevad alati sellise nagu avaliku konkurssi. Ja ka see aasta. Ja selle võitis siis Gabri Ponte Tutta l'Italia. Meie väike nii-öelda konkurent, sest ka tema laulab nii-öelda Itaaliast. Vot. Mul on siin niisugune kommentaar kreekalik klubikas. Ja et ma ei tea, mis nad laval teevad, sest järjekordselt ma nägin ainult videot. San Marino pole näiteks mitte kunagi võitnud. I wonder why. See Gabri Ponte on tegelikult DJ. Need, kes seda laulu laulavad, otsustasid siis ennast ikkagi peita, nemad ei taha ennast näidata, nemad laulavad siis maski taga. Nüüd üks väga huvitav fakt. Seesama DJ on see vend, kes tegi laulu. I'm blue, you know. I'm blue, ja selle lauluga on huvitav fakt veel ka see, et tegelikult ta tegi selle laulu Itaalia, mis selle on? Itaalia Festival di Sanremo, nagu anthemiks või mis see anthem, tunnuslauluks. Aga kuna see hakkas seal Sanremos kogu aeg kõlama, inimesed hakkas aina meeldima, siis ta tundis, et ta võiks sellega minna ka sinna San Marino nii-öelda konkursile ja siis ta ka võitis. Albaania, Škodra Elektronike, Tšerb. Orkestriga jälle, ei saa aru miks ja mul on siin kirjutatud imelikud tantsuliigutused. Ja see on ka kõik. Holland. Esimese asjana ma ütlen Justice for Joost. Joost oleks pidanud tegelikult võitma. See on kõige eurolikum laul, kõige loogilisem laul, mis kunagi võiks ühte Eurovisiooni võita. Laul, mis räägib reaalselt Euroopast. Ja mis on catchy, mis on selline, et kõigil on lõbus, kõigil on tore, kõik laulaksid seda kaasa nagu Justice for Joost. Aga lähme siis päris selle akti juurde. Claude Zelavi. See on siis ballaad seekord. Ta meenutas mulle veits seda eelmise aasta prantsuse see ma ei tea, kas te mäletate. Mingi niuke äge ilus laul. Aga seal on see erinevus, et ta läheb tempokaks mingi hetk. Ja selliseid on meil veel, kus alguses on mingi ballaad, sa oled mingi, ma hakkan võileiva tegema, siis sa oled mingi
mingi rütt tuli sisse. See laul on siis prantsuse keeles, aga mingi hetk läheb üle inglise keeleks, mis on nagu mega ilus. Ja ma kirjutasin sellise kommentaari, tantsitav laul. Neid laul ei ole palju, mida ma kujutaks ette, et nagu jõuaksid ka tantsutreeningutesse, aga see on üks sellest lauludest, kus ma kujutaks ette, et inimesed hakkaksid koreograafiaid looma ja värki, et ma vaatan praegu nagu tantsija poole pealt. Ja temaga oli ka see, et ta oleks peaaegu, nii, kuidas ma selle härra nime nüüd ütlen, Stromae, vist Stromae. No see, kes loeb seda. Allons dans, teate küll seda laulu. Ja oleks seda peaaegu soojendanud, sest et sellele vennale väga meeldis, ta saatis mingi valentinipäeval talle väga mingi asjad, et oli mingi nii tore, et sa tuled minuga tuurile. Ja siis ta tühistas tuuri. Ja siis see vend ei saatki. Horvaatia, veel üks eelmise aasta oleks pidanud võitma riike. Marko Bosniak, Poison Cake. Kui ma seda esimest korda nägin, minu jaoks see oli natuke nagu mess, ma ei saanud aru, mis seal toimub. See vend näeb välja nagu Dracula, siis need tantsijad on mingite küpsetusmütsidega, ma ei tea. See laul on hästi veider ka veits, ta on nagu kuri ja siis ta on nagu lõbus, siis ta on jälle kuri, siis ta on lõbus, ma ei tea, kuidagi nagu veider. Something was off. Mul on kirjas lihtsalt veits random laul. Ta tegelikult osaleb siis oma riigi Su nägu kõlab tuttavalt saates, aga kuna tuligi see Eurovisioon vahele, siis ta otsustas sellest ikkagi nagu loobuda, aga kuna nad on juba salvestanud ette mingeid asju, siis teda juba nagu on filmitud ja teda ikkagi mingites episoodides näeb. Šveits, eelmise aasta võitja, Zöime, ma ei tea, kus seda täpitähte jookse, Zöime, ma ei tea, Voyage. Mul lihtsalt kirjas ilus ballaad, ei tea, mis laval teeb. Küpros on ka üks nendest riikidest, kelle laule ma alati väga ootan ja enamus aastaid need laulud mulle väga meeldivad. Ja ütleb nii, et mul on väga vähe laule, mis jõuaks minu playlisti päriselt. Aga Küprosel tihtipeale need laulud jõuavad mu playlisti. Nii, Theo Evan. Nii, ütleme nii, see laul on rütmikas, klubikas. Ei tea, mis ta laval teeb, sest mina nägin need muusikavideod. Meenutab veits nagu tüümimetes seda Cynical laulu, teete küll. See Cynical, see klubi osa just. Ja Küpros valis selle laulu nagu riigisiseselt ja nad pole seda teinud alates aastast 2015, nii et väga huvitav. Küpros pole kunagi võitnud, mis on nagu crazy, sest et Fuego oleks pidanud võitma see aasta, kui võitis see Neta Toy. See vend on teinud ka väikse niukse cameo, ma ei tea, mis eesti keeles on nagu, ta on ilmunud või ta on olnud sarjas kiirelt nimega Euphoria, võib-olla teist paljud teavad. Ja ta on ka esimene, nii, ma ei tea, kuidas nüüd öeldakse seda rahvust, küproslane, ta on esimene küproslane, alates aastast 2017, kes siis seda Küprost esindab, et tavaliselt on alati kreeklased olnud kuidagi. Sellega saime esimene poolfinaal läbi. Kui te küsite, mis ma arvan, kes edasi saab, siis I have no idea, sest ma pole lavashow'd näinud ja ütlen ausalt, lavashow võib sind edasi viia või tagasi viia. Nii et make it or break it reaalselt. Ja tihtipeale on olnud ka olukordi, kus laul on niuke võib-olla keskmine, aga lavashow on nii äge, et ta tõuseb tippu, nagu näiteks see Fuego. Ta oli selline, et ta oli seal kuskil nagu keskel, ta oli niuke täis kuulata laul ja kui ta tegi oma poolfinaali show ära, ta tõusis esimeseks. Aga siis tuligi see Neta Toy, kuna sellest oli räägitud pikalt, et sa võiks võita, siis kuidagi ikka läks niimoodi. Aga mustad hobused on täiesti võimalikud, kui sa teed oma show nii ägedaks, et sa lihtsalt tõusedki järsku nii. Vot. Nii, jätkame teise poolfinaaliga. Austraalia. Gojo Milkshake Man. Temaga on nüüd selline värk, et tema käis muidu Eestis harjutamas ja ta harjutas meil Free Flow stuudios ja see oli nii crazy. Ma mingi venitan samal ajal, siis ma tean, et see vend on kõrvaltoas, harjutab, laulab seal, siis ma olen oh my god. Ja ta oli nii armas. See laul on väga niuke Kääri ja Tommy vibe ja Joosti vibe. Et nad on kõik see üks punt, kes teevad niukest pigem meelelahutuslikku asja ja ma tunnen, et seda on Eurovisionil väga vaja, sest et no ei viitsi kuulata seda kurbust ja ängi ja seda tahaks show'd. Nii et they are doing this. Ja ei tea, mis ta laval teeb, sest et nagu kui ta harjutas meil, ta oli üksi. Võt, nii et ma ei tea, mis ta seal laval tegema hakkab. Ja. Austraaliaga on niimoodi olnud, et põhimõtteliselt iga aasta on neil väga tugev laul. Enamasti saavad alati edasi. Nii et ja. Montenegro. Nemad olid siis 2 aastat pausil ja nüüd tulid tagasi.
Laulja on siis Nina Žižik Dobrodošli. Mul on siin kirjas igav laul, midagi ei toimu, aga draama. Ta tegelikult sai 4. koha publiku hääletuses ja siis kohtunike häältega ta sai nii palju 12 punkte, et ta tõusis 2. Aga siis alguses võitis üks teine bänd, mingi Neonoen, mingi clickbait lauluga ja siis tuli välja, et see laul on juba kõlanud aastal 2023 kuskil jah. Ja siis nad tõmbasid withdraw, nagu loobusid võidust, sest et see on reegel, et see laul ei tohi olla nii vana. Võt. Nii et jah, ja siis võitiski tema. Ja Montenegro pole kunagi võitnud. Ja see tädi osales Eurokal ka aastal 2013. Nii, järgmiseks on Iirimaa. Emmy Laika Party. See on niisugune klubikas bänger. Selle tüdruku hääl on siin hästi nagu beebilik. Ta meenutas mulle veits seda Aqua vibe'i, kes kunagi oli niisugune bänd, eks ju, võib-olla keegi mäletab. Ma miskipärast kaardan, et see lavashow tuleb väga mõttetu, sest et nagu seal videos oligi, kuna see tüdruk näeb nii noor välja, siis nad tantsisid, nägid väga noored välja, niisugune nagu veits lapselik ja see, kuidas nad liikusid ja võib-olla see tüdruk ei ole ka laval kõige nagu enesekindlam, siis ma just kaardan, et selle lavashowga see laul jääb kahjuks nagu mannatuks veits, aga we never know. Ta on osalenud ka Norra, siis nii-öelda, ma ei tea, mis Norra omas on, Melodi, ei, see on Rootsimaa. Melodi Grand Prix on Norras, jah, nagu meil on Eesti laul, eks ju. Ta on osalenud ka seal paar korda ja siis ta saatis tegelikult selle praeguse laulu saatis sinna, aga seda ei võetud vastu ja siis ta saatis selle Iirimaale vist. Ma ei tea, kuidas seal Iirimaal valitakse, aga seda ma ei uurid, aga jah, ühesõnaga. Läti, Tautumeitas, Burman Laimi. See on mingid niisugused naised laulavad seal, veits niisugune Ida-Euroopa vibe, minu jaoks natuke veider. Ma nagu väga ei fiilinud. Armeenia, Parg, Survivor. Natuke naljakalt laulab minu jaoks. Mingi rocki ja popi kombo ja samuti Armeenia pole kunagi võitnud. Aga võiks, sest tavaliselt neil on päris head laulud. Oh my god, siiamaani Snap. Mäletate seda laulu? Snapping 1, 2, seda laulu. Oh my god. Üks kõige paremaid laule Eurovisioonilt kunagi, mis kunagi tehtud on reaalselt. Nii. Austria, JJ, Wasted Love. See on nüüd siis see laul, mis on samuti esi3. Oodake, üks laul oli veel, Montenegro. Albaania, kas Albaania on tulnud juba? Albaania on juba ära olnud. Millal see oli? Esimeses poolfinaalis. Imelikult on. Ma ei ole selle Albaania kohta mitte midagi head kirjutanud. Ja ta on ennustatud 3. Ühesõnaga see Austria vend on siis ennustatud 2. Ja täiesti ausatel põhjustel see laul on põhimõtteliselt nagu ooper ja selle kuti hääl läheb väga kõrgeks, nagu väga kõrgeks. Ja siis seal tuleb mingi rütm sisse. Ma panin sellise kommentaari, dramaatiline filmimuusika, et ma kujutaks ette, et mingi filmi nagu treileris on see muusika. Siis ma ei tea siiamaani, mis ta laval teeb, sest see oli muusikavideo ja lõpus küte väga kõrge hääl. Et seal oli mingi reaalselt niisugune koht, kus ma ei saanud aru, kas see on viiul või see on tema hääl. Reaalselt. Ja ta andis mulle veits seda Neemo vibe'i, kes siis eelmast võitis Eurovisiooni. Inglismaa, võt mina ei saa aru, Inglismaa lihtsalt, neil on nii palju häid laulja, et ma arvan, et keegi taha minna sinna Eurovisioonile. Eks nad saadavad mingid täiesti no names. Yeah. Ja selle bändi nimi, kellele nad siis saatsid, on Remember Monday, What the hell just happened. See on minu jaoks väga veider laul. Kohe, kui ma seda kuulas, ma olin mingi, mis siin on? Siin on nagu aeglane, siis järsku läheb jälle kiireks jälle. Aeglane, aga nagu, et sa nagu hakkad niisugune tunne kogu aeg. Ja mulle ei meeldi sellised laulud, nagu veits on nagu üritatud midagi nagu innovaatilist luua, aga minu jaoks see nagu Issa, ma olen nii negatiivne. Ma lihtsalt, I know my Eurovision. Ma olen väga nõudlik, okei? Nii. Ja veel huvitav fakt, nad olid UK The Voice saates, kus kõik kohtunikud pöörasid nende poole ja nad valisid Jennifer Hudsoni, kellega neil jätkus siis ka koostöö hiljemalt. Kreeka, Claudia Asteromata. Mul on kirjas siin väga Balkani maadelik ballaad, aga mul on kirjas kohutav kostüüm. No tõesti, ma loodan, et ta vahetab selle kostüümi ära, sest see kostüüm ei ole kohe kindlasti see, millega võiks Eurovisioonile minna. Veider asi jälle, tantsijad lamavad.
maas terve aeg ja siis lõpus viimast 10 sekundit tõusevad lihtsalt püsti. Ma võin ka seda teha Eurovisioonil. Andke mulle see võimalus. Reaalselt, kui vähe sa pead tegema, et saada Eurovisioonil, on minu küsimus. Ja. Leedu, Katarsis, Tavo Akis, ma ei tea. Mul on kirjas veider laul, 0 energiat, aga excuse me, nad on valitud kõige paremaks Balti riigiks, nagu Balti riigi lauluks. Sa tõesti võrdled espresso macchiatot selle lauluga või? Selles laulus on reast 0 energiat, selle vend laulab nii. Kuidas palun? Robbed. Tommy on robbed. Malta on üks sellist riik, kes tahab alati võita ja nad nii väga pingutavad, üritavad ja lihtsalt ei tule seda võitu ära. Ma usun, et see kunagi tuleb, aga võtab aega. Maltat esindab siis Mirjana Conte ja tema oli üks esimesi, kellega tuli siis ka esimene skandaal. Nimelt tema laulu nimi algselt oli siis Kant, nagu K-A-N-T, aga inglise keeles see kõlab nagu Kant, ropsõna, eks ju. Ja siis paluti, et ta muudaks selle nime ära, et ta ei kasutaks seda sõna. Mis minu jaoks on nagu, et aga kui see on sinu riigi keeles üks asi, siis sa ei saa midagi teha, et see inglise keeles on midagi teist. Kui selle laulu nimi ongi nagu Kant. Ja ühesõnaga. Ja siis ta muutiski selle laulu nimeks Serving. Ja, ehk siis Mirjana Conte Serving. Aga tegelikult ta laulus ongi Serving Cut. Ja siis ta lihtsalt võttis selle kantselt ära, lihtsalt Serving. Ja siis läheb niimoodi. Aga see laul on täielik niuke slay. Ma kujutan ette, et juba need drag queenid hakkavad seda laulu kindlasti jäljendama, sest seal on mingi serving on täpselt niuke mingi Vogue teema. Ja võt. Malta pole siis kunagi võitnud, ta osales 5 korda ja siis ta lõpuks võitis Euroka. Või selle Malta selle. Nii et dedication pays off ja ära anna alla, sest see võit tuleb varem või hiljem. Võt. Nii et ma väga ootan, mis ta laval teeb. Ja. Gruusia, Mariam Shengelia, Freedom. Ma olen lihtsalt kirjas, et ei tea, mis laval teeb, veider laul, pole kunagi võitnud. Nüüd selline huvitav lugu on sellega, et see laulja, ta tegelikult pidi siis kunagi olema taustalaulja sellele artistile, kes pidi Gruusiat esindama aastal 2020, aga kuna tuli koroonia, tahtsin öelda pandeemia või koroona, aga mõtlesin koroonia. Kuna tuli pandeemia, siis ju Eurovisioonil jäi ära ja siis ta ei saanudki. Ja nüüd ta tuleb hoopis ise lauljana, nii et päris äge. Prantsusmaa, jälle üks suur riik, Louane, Maman. See laul räägib siis emast, kas see emast ei olnud isast laul? Ma ei tea, ühesõnaga ballaad ja huvitav fakt on teinud laulu koos Chainsmokersitega. Ma kuulasin seda laulu, pole kunagi kuulnud, aga tundus täitsa niuke kuulatav. Paar miljonit vaatamist selle laul oli, nii et ju siis ta mingiks hitiks ikkagi sai. Taani, Sissel, Hallucination, miks ma ütlesin niimoodi Hallucination, ma ei tea. See tädi meeldutab mulle Kaskadat. Ja see, kuidas ta laulab, siis see muusika on selline väga klubikas ja see on üks nendest lauludest, mis mulle meeldis kohe. Ma ei tea, miski selles oli nii catchy, et hakkas mulle kohe meeldima. Ja see Maltaga. Vot. Ja see mush on veits meeldutab ka sellist nagu Loreeni vaibi. Ja veider asi. Tal oli kostüüm, mis oli väga niuke, et Pepu oli väga väljas. Ja tegelikult Soomega, kohe me jõuame sinna, oli siis ju ka probleem, et Soomele öeldi, et teie tädi, kes teid esindab, tema Pepu on liiga väljas. I'm sorry, ma olen näinud naisi Eurovisiooni laval, kes on palju paljamad kui see, mis tema oli. Nad otsivad lihtsalt mingeid asju, sest et minust see Taani tädi, tal oli Pepu rohkem väljas, aga tema kohta ei olnud midagi. Nii et ma ei tea, siin on mingi isiklik film. Aga Tšehhi, Adonks, Kiss Goodbye. Mul on kirjas siin, et ei tea, mis ta veel teeb. Poole pealt läheb laul kiireks ja et ta on 5-kordne Slovakkia meister tänavatantsus. Luxemburg, see on siis üks nendest riikidest, kes tuli just hiljuti alles tagasi Eurovisionile. Laulu nimi on siis, artist on Laura Thorne ja La Poupée Monteleson. Ja ütlen niimoodi, et see laul on mingi nukulaul. Mingi tädi laulab, niimoodi umbes ta on mingi nukuke ja nii palju, kui ma aru sain, siis kunagi Luxemburg esindaski või võitis mingi laul, mis oli mingi La Poupée, mingi niukse nimega ja siis ta tegi sarnase laulu või ma ei tea, mingi niuke loogika oli seal. Siis Iisrael, üks väga controversial riike. Ükskõik, mida nad ka praegu ei teeks, väga paljud riigid ikkagi võitlevad selle nimel, et nad ei osaleks, sest et sõda
aga see on nii keeruline kõik, et nagu, aga et tõesti, kui me keelasime Venemaa ära, siis miks me ei keela Iisraeli, aga samas võib-olla seal on mingid muud asjad, ühesõnaga, see on nii keeruline. Aga mis meil on siis? Yuval Rafael, ma arvan, New Day Will Rise. Mina ütleks niimoodi, see laul on väga ilus, nagu väga ilus, meloodia on väga pretty, ta on ikka lihtsalt nagu, küll aga see laul oli ilmselt inspireeritud ühest sündmusest, mida ta koges. Ta käis siis sellisel festivalil, ma ütlen kohe, mis see nimi on, nagu Nova festival ja kahjuks seal toimus siis väga suur massimõrv ja tema oli siis üks ellujääjad, kes peitis ennast kuskile varjundisse ja ta jäi ellu. Aga no, ma võin teile nii palju öelda, et see oli aastal 2023 ja 378 inimest hukkus. Nii et ma isegi mäletan nagu mingeid videosi, mitte nagu videosi sellest sündmusest, aga ma mäletan videosi, kus umbes näidati naisi, kes võeti vangi ja nagu midagi ma mäletan ja suht karm. Ja siis oligi niimoodi, et ta tegelikult tahtis osaleda ka juba eelmine aasta, aga siis ta terapeut leidis, et võib-olla on liiga vara, et sa pead veel sellest traumast nagu taastuma ja siis ta osales see aasta. Saksamaa, järgmine suurriik. Aboria Tünna Baller. Klubikas, minu jaoks veits veider. See naine mõjub mulle laval väga nagu awkward, nagu ebameeldivalt, nagu ma ei tea, kuidagi nagu veider. Ja üle pika aja üks saksakeelne laul, since 2007. Ja see poiss ja tüdruk, ehk siis see poiss on mis see DJ, tüdruk on see laulja, on siis õde ja vend. Viimane, Serbia. Brink või Prints, ma ei tea, Mila. Ja mul on lihtsalt kirjas suht mitte midagi ütlev laul. Mäletan, see onu vist istus seal kuskil kuu peale ja lihtsalt laulis. Ja viimaseks Soome. Erika Vikman, Ich komme. See on siis see, kellega tuli see suur controversial olukord, et tema Pepo on liiga väljas, millesse ma siiamaani ei usu. Nagu rahune maha. Päris huvitav laul, soomekeelne ja lõpus ta on mingi suure mikrofoni otsas ja siis see mingi purskab mingit leeke välja, päris äge. Mis ta Eurovisiooni laval teeb, me ei tea. Ja tegelikult siin ongi kõik. Ühesõnaga, ma loodan, et teile meeldis selline väike ülevaate, et võib-olla teil on siis ka huvitav oodata ja vaadata, mis tuleb. Meie esikolmik hetkeseisuga kahjuks on Rootsi, Austria ja Albaania. Kahju, et siin Eestit ei ole, aga Eesti on päris kaugele kukkunud, aga samas ma olen täiesti kindel, et siit tuleb võib-olla mõni must hobune. Ma ennustada ei oska. Kas tõesti jälle Rootsi võidab või? No ei taha ju. Kui Rootsi võidab, siis võidab. Aga ma tahaks loota, et tuleb mõni must hobune, kes paneb selle kinni. Ma loodan, et teil oli tore vaatamine ja mina soovin teile ilusat Eurovisiooni ja loodan, et teile meeldis see video, et ma saaks seda iga aasta teha. Nii et ilusat Eurovisiooni! Bye! Espresso macchiato.